Skandinaavia ja Germaani kultuur sai siis väga palju mõjutusi Rooma impeeriumilt ja Skandinaaviast omakorda siis üle Läänemere jõudsid need mõjutused siis Eesti rannikualadele ja see üldine pilt võis olla üsna sarnane ja kui ka näiteks relvastuse sõjatehnikas võeti ühel pool Läänemerd võeti mingi asi kasutusele, siis ei läinud väga palju aega mööda, kui teisel pool ka juba samasugused asjad ilmusid. Väga paljud Germaani hõimud jõudsid oma retkede käigus päris kaugele lõunasse, näiteks goodid jõudsid Musta mere äärde ja tungisid sealtkaudu Rooma impeeriumile kallale. Ja seal nad puutusid kokku ka lõunapoolsete hõimudega, õppisid ratsutama ja võtsid nendelt lõunapoolsetelt hõimudelt ka üle sõjatehnikat. Muuhulgas siis võeti kasutusele selline ratsaväekiiver, mis on nüüd selline natuke idapärane. Germaanlaste jaoks oli sõdimine elustiil ja nad olid samal ajal väga usklikud. Nii et nende see religioon sarnaneb tänapäevaga võrreldes võib-olla natuke moslemite omale. Et germaanlastel oli ka selline usk, et paradiisi said ainult need, kes lahingus hukkusid. Et vanadusse surnud inimestel jaoks ei olnud see võimalik. Samuti oli sõda ja igasugused kahevõitlused olid nende jaoks väga reglementeeritud ja seotud igasuguste usurituaalidega. Tulid sellised rõngaskapuutsid, siis nende rõngasrüüde käised läksid pikemaks, tulid kasutusele rõngassukad, rõngaskäpikud, nii et 13. sajandiks, kui siis need mõõgavendad siia Eestisse tulid, oli see rüütel üleni selle rõngaskoega kaetud. Et seda relva sai nüüd kasutada väga mitmel moel. Eelkõige ta oli torkerelv, et tal see tera oli tihti peale veel paksem ja selline rombikujuline ja ots oli ka selline hästi paks ja rombikujulise läbilõikega ja ta oli niisuguse jäiga teraga ja see osa oli tihti peale hoopis teritamata, selline nüri, siis sai vajadusel kinni hoida ise. Ja tal oli hästi palju raskust käepidemes, mis muutis ta hästi juhitavaks.